Lõpuks lahkume Kimast. Ma arvan, et me hakkame lahkuma, see on... Ainult 4 kuud olnud. Uus vihje ja uued vihjed toovad kaasa täiesti uue otsingu Lynette Hookeri leidmiseks peaaegu 2 kuud pärast seda, kui tema abikaasa teatas, et ta kadus merel. Ja nüüd on Brian Hookeri lugu mikroskoobi all. Ma räägin teile miks. Mina olen Anja-Nett Leevi ja see on Law and Crime. Lynette Hookeri pere ja sõprade jaoks on need olnud 8 piinavat nädalat. Ima, tütar ja abikaasa on olnud kadunud ning tema abikaasa Brian Hooker on olnud õiguskaitseorganite tähelepanu all, kuigi talle ei ole kuriteosüüdistust esitatud. See oli 5. aprillil, kui Brian Hooker teatas, et tema ja tema abikaasa Lynette olid lahus, kui Lynette kukkus nende kummipaadist vette ja vool kandis ta minema koos nende paadi soulmate võtmetega. Lõpuks lahkudes Kimast. Ma arvan, et me lahkume. See on olnud vaid 4 kuud. Paar armastas purjetada ja elas isegi oma purjekal. Nad dokumenteerisid oma seiklusi TikToki kontol nimega The Sailing Hookers ning isegi YouTube'is. 2. päev Mehhiko lahe ületamisel. Nad tegid kõike. Purjetasid, sukeldusid akvalangiga, sõitsid aerulauaga. Aprillil olid Hookerid Bahama saartel Abaco merel vee peal. Uurijate sõnul väitis Brian Hooker, et ta oli sunnitud aerutama tagasi kaldale ja abi kutsuma pärast seda, kui tema ja Lynette teineteisest eraldusid. Brian Hooker peeti kinni ja teda küsitleti seoses Lynette'i kadumisega, kuid Bahama võimud vabastasid ta süüdistusi esitamata. Brian Hooker on eitanud igasugust süüd Lynette'i kadumises. Ma tahan selles osas olla täiesti ühemõtteline. Ilmusid sõnumid, mis paljastasid, et Brian Hooker oli sõpradele rääkinud, mis juhtus, kui tema ja Lynette teineteisest eraldusid. Üks sõber kirjutas, kas me just nägime teid uudistes? ABC World News ütles, et Lynette kukkus paadist vette. Hooker vastas, jah vend, kahjuks küll. Ta kukkus kummipaadist välja ja meri oli tagasiteel purjekale üsna tormine. Tuul kandis mind temast eemale ja tema ujus purjeka poole ning me kaotasime teineteist üsna kiiresti silmist, sest päike hakkas just loojuma. Ma triivisin ja proovisin järgmised 7 tundi ühe aeruga aerutada, kuni jõudsin järgmise saare taha randa ja sain abi. Lõpuks otsime ikka veel. Praegu toimub palju, aga ma tänan sind, et sa meie käekäigu vastu huvi tunned. Uudistes olemine on suur koorem ja alles mõni minut tagasi helistas mulle esimest korda elus üks uudisteorganisatsioon. Sõber vastas, sa oled meie palvetes. Hooker vastas, aitäh sõber, meie pere elab praegu tõelist põrgut. Otsingu ja päästemeeskond helistas just ning ütles, et nad otsisid täna mitmest piirkonnast, aga tulemusteta. Nad lähevad homme uuesti välja, aga kolmapäeval on tormi oodata. Brian Hooker tegi ka telefonikõne sõbrale, mis postitati internetti. Ta põrtas põhimõtteliselt lihtsalt kummipaadilt maha keset väikest tuuleiili, umbes 20 selme tuult, mis äkitselt tõusis ja umbes 3/4 kuni poole miili pikkusel teekonnal tagasi kummipaadi juurde. Ebaõnnestus. Meil ei olnud päästeveste seljas. Oli päikeseloojang ja päikeloojus põhimõtteliselt 10 minutit pärast seda, kui ta üle parda kukkus. Kas ei läinud temaga kaasa, sest see polnud millegi ega kellegi külge kinnitatud. Ja tal oli abipaadi varuvõti oma kuivas kotis, mis oli temaga kaasas. Äga Lynette'i tütar Carly Aylesworth on oma kasuisa loo suhtes algusest peale skeptiline olnud. Ta rääkis Law and Crime'ile aprillis. Ma arvan, et ainus asi, mille kohta neil on tõendeid, on lihtsalt sõnumid, mis kirjeldavad varasemaid suhteprobleeme. Ja praegu on see lihtsalt kuulujutt, mitte tegelik tõend. Aga ma ei tea, kas mu vanaemal või ema sõbral on rohkem tõendeid, sest ema ei rääkinud mulle kunagi oma suhete muredest nii palju. Aga ma lihtsalt ütlesin, et neil on olnud keeruline suhe. Ma ütlesin seda rannavalvele, kui me rääkisime ja ma ütlesin, et nende suhe on olnud keeruline ning see läheb hullemaks, kui nad joovad. Nii et ma olen lihtsalt mures, sest ta on varem ähvardusi teinud.
Ma lihtsalt püüan veenduda, et tema viha ei saanud temast võitu ja ta ei teinud midagi, mida ta enam tagasi võtta ei saa. Ma tahan lihtsalt veenduda, et see oli lihtsalt õnnetu juhus, enne kui ma arvan, et mu kahtlused vastavad tõele. Carly Aylesworth väitis, et Brian Hooker võis alkoholi tarbides vägivaldseks muutuda. Olen kuulnud tema teistelt sõpradelt, et ta ütles, et temaga pole turvaline koos olla. Sest kui ta vihastab, võib ta muutuda hirmutavaks ja vägivaldseks. Ma pole näinud, et ta kedagi täie jõuga lööks, aga ta haarab kaelast ja kägistab. Nii et, jah. Ja sa oled seda näinud? Ma olen näinud, kuidas ta on seda varem oma tütrele teinud. Nii et tundub, et Carly Aylesworth ei usu seda, mida tema kasuisa räägib. Ja paistab, et ka USA rannavalve ei usu seda. 14. mail teatas rannavalve, et uurimisüksuse agendid konfiskeerisid Hookeri purjekas Soulmate. Rannavalve avaldas fotod, mis näitavad agente Soulmate'i konfiskeerimas nende käimasoleva kriminaaluurimise raames. Pressi teates öeldi, et paat konfiskeeriti Florida Melbourne'i rannikust 40 meremiili kaugusel keeruka jälgimis- ja tõkestusoperatsiooni käigus. See juhtus 14. mail. Ja nüüd, umbes 2 nädalat hiljem, tsiteerib CBS News uurimisega kursis olevat allikat, kes ütleb, et Brian Hookeri lugu ei ühti uurijate kogutud ja analüüsitud tõenditega. CBS News teatab, et Bahama võimud on andnud rannavalvele loa otsida piirkonnas Abaco merel, mida varem ei olnud läbi otsitud. Pärast seda, kui Soulmate'i GPS andmed näitasid hoopis teistsugust lugu, kui Brian Hooker rääkis. NBC News tsiteeris allikat, kes ütles, et sukeldujad otsisid Abaco merel valest kohast, lähtudes sellest, mida Brian Hooker neile rääkis. Ja nüüd plaanivad sukeldujad minna tagasi õigesse piirkonda, tuginedes Soulmate'ilt kogutud GPS andmetele. Ma võtsin ühendust rannavalvega. Pressiesindaja keeldus neid teateid kommenteerimast, viidates käimasolevale kriminaaluurimisele. Et seda kõike arutada, tahan kutsuda vestlusesse Alex Spear. Ta on kohtuekspertiisi sukelduja. Ta on varemgi sellist tööd teinud, otsides vee alt kriminaalasjades. Suur aitäh, Alex, et minuga liitusid. Ma hindan seda väga. Aitäh, et mind kutsusid. Mis on sinu arvamus sellest? Millist uut infot me saame? Uudiste teatel on rannavalve ilmselt leidnud GPS andmetest tõendeid, mis näitavad, et Brian Hookeri lugu ei ühti GPS andmetega. Uudiste teatel otsiti vale piirkonda tema ütluste tõttu. Nüüd lähevad nad tagasi ja otsivad teist piirkonda umbes 25 jalasügavusel vee all. Mis sa sellest arvad? Ma ei ole üllatunud. CGI's, rannavalve uurimisteenistus teeb suurepärast tööd. Nad on väga andekas meeskond. Nii et mind ei üllata, et nad leidsid mõningaid vastuolusid ja suutsid elektroonikast rohkem teavet saada. Ma arvan, et see on alati olnud küsimus ja kindlasti uurimise fookus. Ja nüüd, kui neil see olemas on, siis mind see ei üllata. Ma ei usu, et ajaviivitus neid aitab. Teate, juhtumist on vist juba 2 kuud möödas. Ja see kindlasti ei tee asja lihtsamaks. See muudab nende jaoks olukorra kindlasti keerulisemaks. Ja see pidi olema minu järgmine küsimus. Meil on 8 nädalat möödas sellest, kui Lynette kadus. Ja kui see vesi oli, oletame, piisavalt laineline, nagu Brian Hooker väitis, et ta temast eraldus, siis oleks ta vee alla läinud. Oletame, et ta hoidku jumal, uppus ja läks vee alla. Ta oleks vajanud põhja. Ja siis mingil hetkel, tead, loodus teeb oma töö. Räägi meile põhimõtteliselt, mis juhtub, kui keegi upub, eriti kui tegemist on tormise ookeani või merega. Jah, on olemas nähtus nimega keha pinnale tõusmine, kus tavaliselt uppunu või keegi, kes on põhja vajunud, hakkab lõpuks lagunema. Ja seda mõjutavad erinevad tegurid, näiteks kehatüüp, mida inimene sõi, milliseid riideid ta kandis, vee temperatuur ja vee sügavus. Seal on palju erinevaid tegureid, mis määravad, kui kiiresti see protsess algab. Kui vesi on piisavalt südav, ei pruugi keha kunagi pinnale tõusta, sest kui keha laguneb ja gaasid kogunevad, muutub see taas ujuvaks. Teatud sügavusel on rõhk liiga suur, et sellest üle saada.
nii et see sõltub sügavusest. Ma mõtlen, kui see on 25 jalga, siis see ei ole piisavalt sügav, aga Bahamal, kus vesi on soe, ei oleks selleks ka väga palju aega vaja. Ja see ei arvesta selliste asjadega nagu raipesööjad loomad ja metsloomad, kes parema sõna puudumisel toituvad seal või võivad põhjustada veelgi rohkem kahju, mis mõjutab seda samuti. Mis mulle huvi pakub, on siin ajakava. 14. mail teatab rannavalve, et nad on Soulmate'i konfiskeerinud. Ja nüüd on sellest möödumas peaaegu 2 nädalat. Oleme just ületanud 2 nädala piiri, kui ilmuvad teated, et neil on GPS-andmed, mis näitavad, et Brian Hookeri lugu ei ühti GPS-andmetega. Nii et nad hakkavad otsima teist piirkonda. Uudiste teatel on Bahama valitsus andnud rannavalvele loa tagasi tulla, saata kohale sukeldujad ja otsida teist piirkonda. Muidugi. Nii et ma olen kindel, et nad uurivad kõike sellel paadil. Soulmate. Varem oli veel üks raport paadil olnud infrapunakaamerast, mida võidi uurida. Ma mõtlen, et need paadid on ilmselt varustatud igasuguse tehnikaga, mis salvestab pidevalt andmeid. Siis on sul ka Brian Hookeri telefon, mis võib samuti andmeid edastada. Ja ma mõtlen, selline uurimine elektroonika, kaamerate ja mälukaartidega võtab aega ning selleks on vaja uskumatult oskuslikku meeskonda, kes suudab sinna minna ja need andmed välja kaevata. Ja ma olen kindel, et seda nad teevadki. Ma mõtlen, et see on tõenäoliselt nende uurimise üks põhifookusi. See annab meile loodetavasti mingi suuna, millele keskenduda. Ja siis, mida nad sealt edasi teevad, teate küll. Rannavalve teeb selliseid asju nagu otsingud veepinnal, nagu nad teevad otsingu- ja päästeoperatsioonide, kus nad kasutavad ilmaandmeid ja andmeid hoovuste, loodete, tuulte ja ilmamustrite kohta. Selle kohta, kuhu nad arvavad, et see inimene oleks võinud jõuda, kui ta oleks pinnal triibinud. Ja nad on selles väga head. Ja siis veealuse vaatenurga alt, tead, see kraam ei liigu nii palju ringi. Tead, kõik, mis seal all võib olla, on tõenäoliselt ikka veel seal. Ja ma tean, et meie meeskond, mida ma siin Floridas juhin, on teinud sukeldumisi rannavalve jaoks, sest siin meie piirkonnas neil ei ole sukeldujaid. Ja ma olen kindel, et nad toovad kohale vajaliku meeskonna ja kogu vajaliku personali, et tegeleda selle veealuse poolega. Vähemalt kontrollida a-la, et näha, kas nad leiavad midagi, mis viitaks sellele, et ta oli seal mingil hetkel. Kui sa saad kõne rannavalve uurimisteenistuselt ja nad ütlevad, kuule Alex, me saadame su Bahamale ja tahame, et sa läheksid sukelduma, otsiksid ja vaataksid, mida sa leiad. Räägi mulle, mis sul mõttes mõlgub, kui sa selle kõne saad ja millega sa silmitsi seisad? No ma arvan, et esimene asi on meeskonna kokkupanek, eks. Ehk siis õige seltskonna kokkusaamine. Minu meeskonnas on inimesi, kes on loomupärased andekad sukeldujad ja väga-väga head asjade leidmisel. Ja tead, see tuleb nii väljaõppest kui ta kogemusest. Nii et ma mõtlen, kui meeskond on koos, siis mida me tahame kaasa võtta? Milliseid asju tead, kui me piirkonda ei tunne, näiteks sukeldujate veealused tõukerid, et teha suuremaid otsinguid väiksema pingutusega. Nii ei kuluta sa õhku nii palju, kui üritad ujudes edasi liikuda. Ja siis lihtsalt kohale jõudmine, olukorraga tutvumine, maa ja vee ülevaatamine ning arusaamine, millega täpselt tegu on. Ja siis plaani koostamine, kuidas me seda otsima hakkame. Kas me tõenäoliselt jädame ala ruutudeks ja otsime ühe osa korraga läbi. Hakkame tükke kaupa välistama, liigutame seda ruudustikku ja laiendame otsinguala järjest laiemaks. Kuni me oleme ammendanud kõik võimalused, et leida selle juhtumiga seotud tõendeid. See saab olema väljakutse. Nagu me mainisime, on juhtunust möödas 8 nädalat. Tõenäosus midagi leida on väike, sest sellise juhtumi puhul on aeg väga oluline. Nii et tõenäosus midagi leida. Lynette võib endiselt vee all olla. See on võimalik. Me nägime, mis juhtus Lassie Petersoni juhtumis. Kuid teistsugune veekogu. Ja, kindlasti. Teised asjaolud. Nad uskusid, et oli selles olukorras raskustega alla surutud.
me tegelikult ei tea kõiki selle juhtumi üksikasju. Meil on Brian Hookeri lugu ja see on kõik, mida me teame. Me ei tea midagi muud, mis siin oleks võinud juhtuda. Meil on ainult spekulatsioonid ja kahtlused selle kohta, mis oleks võinud juhtuda. Nii et ma mõtlen, kui tõenäoline on, et ta on endiselt vee all ja et nad leiavad midagi. Seda on tõesti raske öelda. On küll, sul on õigus. Ajastus pole selles uurimises midagi leidmisele kaasa aidanud. See ei tähenda, et seda poleks seal, aga kindlasti pole see asja lihtsamaks teinud. Ma mõtlen, et praegusel hetkel soojas troopilises ookeanivees otsiksid sa luid, mitte midagi muud. Kui teda ei liigutatud või kui ta tõepoolest on vees. See ei tähenda, et ta ei oleks. Meil on teada, aga see on teine veekogu kui Leslie Petersoni puhul. Oleme siin tegelenud lahendamata juhtumitega, mis olid 50 aastat vanad, kus me leidsime ohvrite luud ja säilmed, aga need olid kanalis. Need ei liikunud kuhugi. Need olid auto sees ja seetõttu mingil määral koos püsinud. Aga see ei ole võimatu, kui kindlasti on see palju raskem. On ka võimalus, et Brian Hookeri lugu lihtsalt ei vasta tõele. No. Kindlasti, ja. Et ta ei ole vees. Ta võib olla kusagil mujal. Me ei tea seda, aga neil peab olema kahtlus, et ta on vees, kui nad saadavad sukeldujad tagasi vette. Või on võimalik, et nad lihtsalt välistavad selle ala. Ma arvan, et sa tahad kõik võimalused ammendada nii hästi, kui suudad. Ma tean, et inimesed on frustreeritud. Ma tean, et kõik tahavad vastuseid. Ja ma arvan, et õiguskaitse uurimise seisukohalt tahad sa kõik võimalikud suunad läbi uurida, et saaksid öelda, et oled teinud absoluutselt kõik, mis võimalik. Minu isiklik arvamus on, et ma ei näe põhjust, miks keegi oleks midagi teinud Bahamaal, maal, kus on väikesed saared ja vähe ruumi, näiteks kellegi matmine või midagi sellist. See oleks palju lihtsam. Teate, minu kogemuse põhjal, kui inimesed tahavad Floridas millestki lahti saada, viskavad nad selle, kui see on näiteks kuriteos kasutatud tulirelv, järve või kanalisse, mõeldes, et keegi ei leia seda kunagi üles. Aga kui sul on õiged andmed ja hea koht, kust alustada ning see on täpne, siis on sul väga suur tõenäosus need asjad üles leida. Nüüd GPS-i asukoht iseenesest on suurepärane, see on lähtepunkt, aga see on üldine asukoht. Tead, see on hoopis midagi muud kui see, et ma tean, et see oli just siin. Ja meil on olnud selliseid juhtumeid, kus keegi ütleb, kuule, ma seisin siin, viskasin selle sinna ja me läheme 10 jala sügavusele vette, kus nähtavus on 0 ja seal see ongi, nagu see polegi liikunud. Tead, kui ta oleks pinnale tõusnud, kui temaga oleks nii juhtunud, siis oleksid sa kokku puutunud igasuguste teiste asjadega. Ja koos golfi, hoovusega ja kõige muuga, tead, see on tohutu ala. Ja tead, ma ei taha öelda, et see pole võimalik, aga sul on õigus, et tõenäosus on üsna väike. Siin oli mitmetunnine vahe Brian Hookeri ja Lynette'i vahel, kui nad kummipaadiga lahkusid ja siis, kui ta temast teatas. Jah. Ted. Teatas sellest juhtumist, sellest hädast, et ta oli kadunud. Nii et siin on veel üks võimalus. Tead, ma püüan teda mitte kohe kahtlustada, aga on võimalus, et ta on raskusega alla vajunud ja ta on seal all. See on võimalus. See on võimalus. Ja ma arvan, tead, sa pead arvestama viimase teadaoleva GPS-i asukoha, mis sul võib olla. Pane sinna märk, võta ajavahemik, märgi ära, kui pika maa saab selle ajaga läbida nööriga ja tõmba suur ring. Ja kuskil selles ringis on koht, kus see võis juhtuda. See on suur ala, see on 9 tundi isegi purjekaga, mis liigub 6 sõlmega, ütleme mootori jõul, see on väga suur piirkond. Aga see on sinu alguspunkt. Ja siis sa liigud sealt edasi, see võtab tohutult palju ressursse ja aega. Ja sa tead, et see ongi sinu töö. See ongi see, mida sa seal tegema oled. Ma olen kindel, et mingil hetkel nad teevad otsuse ja peavad edasi liikuma sellega, mis neil on. Aga see ongi osa probleemist, et see on nii suur ala, mida katta.
aga kuidas on külgskaneeriva sonari kasutamisega enne sukeldumist? Või kas see ei tööta sellises olukorras? ei, ma mõtlen 2 kuud tagasi võib-olla. Sonar, tead, sonar on suurepärane. See on suurepärane tööriist. See sobib palju paremini suurte objektide leidmiseks kui inimeste leidmiseks suures avatud veekogus. Kui sa oled kanalis ja kasutad külgskaneerivat sonarit, on see hoopis teine lugu. See on väga piiratud ruum ja see kujutis hüppab ekraanilt kohe silma. Avamerel külgskaneeriva soonariga otsides pole see tegelikult nii kasulik. Tead, teine asi soonari puhul on see, et see annab parema tagasisignaali kõva objekti pealt. Nagu metall, auto, paat või mõni uppunud ese. See annab väga terava ja selge tagasisignaali. Soonar ei anna inimkehade puhul eriti häid tagasisignaale, eriti pärast 2 kuud. Tead, alguses jah, aga kui sa pole kunagi sonariga töötanud, siis see ei ole nii, et kohe on näha, et seal on inimene. Mõnikord on see lihtsalt väike asi, mis teiste seast silma paistab ja sa mõtled, mis see on. Ja siis pead ikkagi sukelduja alla saatma, seda visuaalselt kontrollima ja kinnitada, kas see on see või teine asi. Nii et ma arvan, et praegu ei oleks külgskaneeriv soonar sulle eriti kasulik. Noh, mind huvitab väga, mis sellest saab, kui üldse midagi. Ja ma tean, et sind huvitab see ka, Alex. Mina samuti, Ma ei tunne kedagi neist, kes uurimisega seotud on, aga ma tunnen ja olen varem CGS-iga koostööd teinud. Nad on uskumatult andekas grupp. Nad teavad, mis väljakutsed need ees ootavad ja ma arvan, et nad mõistavad, et see saab olema keeruline ettevõte. Aga see on tehtav. See nõuab lihtsalt palju koostööd ja palju rasket tööd. Ma tean, et nad on selleks valmis, kuid see saab olema väljakutse nii sukeldujatele kui ka uurijatele. Kahtlemata. Ma mõtlen, 2 kuud on möödas, nagu ma ütlesin, ja nagu te teate, on aeg väga oluline. Jah, suur tänu teile. Hindan väga teie aega. Mul oli hea meel, aitäh, et mind kutsusite. Kõigil, kellel on teavet Lynette Hookeri kadumise kohta, palutakse võtta ühendust rannavalve uurimisüksusega. Ja sellega ongi selle Law and Crime'i episood läbi. Mina olen Anja-Nett Leevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.